Vanausu sümbol vanausu peamiseks sümboliks, nagu see oli tõepoolest algselt iidsetel aegadel ja nagu see on tänapäeval, on Inglismaa täht. See mitte ainult ei sümboliseeri algset puhtat valgust, jumaliku loomise esmast tuld ja meie päikese erilasäravat valgust, vaid ka valget harmoonilist inimest, iidsete valgete jumalate järeltulijat. 3 kolmnurka, mis sümboliseerivad jumalikku printsiipi, tähendavad ühte suurtest kolmikpeadest, mis patroneerib Jumala maailma, Reveal, Navi, Tlori, Rule. Suured reglavi väline ring eluandev ingli, ruum loojas suur ramha. 3 kolmnurka sümboliseerivad keha, vaimu ja hinge ning neid ümbritsev ring südametunnistus. Ruum sümboliseerib Jumala maailma, kus elab iidsete jumalate järeltulija inimene. 3 kolmnurka sümboliseerivad algust, keha, vaim ja hing. Neid ümbritseb ring, südametunnistus. Ringist väljaspool ruum sümboliseerib Jumala maailma, kus elab inimene. 3 kolmnurka sümboliseerivad algust, maa, vesi ja tuli ning neid ümbritseb ring, õhk. Ringist väljaspool olev lõpmatu ruum sümboliseerib Jumala mitmekesist maailma, kus elab ja loob iidsete jumalate järeltulija, inimene. 3 kolmnurka sümboliseerivad maad, vett ja tuld. Väline ring tähistab õhku. Lõpmatu ruum väljaspool ringi sümboliseerib taevast. Ingli tähe keskmesse lisatakse sümboleid mõõka, mille teravik all tähistab tarkuse säilitamist. Lõpmatu ruum väljaspool ringi sümboliseerib puhast vargat. See tähendab taevast. Ingli tähe keskmesse pannakse sageli täiendavaid kaasnevaid sümboleid, näiteks mõõk, mille teravik on suunatud alla, tähendab iidse tarkuse säilitamist. Närkus. Kui mõõk, mille teravik on suunatud alla, tähendab iidse tarkuse säilitamist, siis mõõk, mille teravik on suunatud üles, tähendab kõigi sugude ja püha rassimaade kaitset väliste ja sisemiste vaenlaste eest. Ühenduse liikmed, kes kannavad sellist sümboolikat, kuuluvad slaavi ja aaria kogukondadesse, kus iidne tarkus säilib ja edastatakse põlvest põlve. Perunitsa, mis on paigutatud ingli tähe keskmesse, sümboliseerib Jumala peruni kaitset ja patroonlust. Tavaliselt kannavad perunitsa amulette need, kes kuuluvad kogukondadesse, kes austavad ja ülistavad tarkuse Jumalat perunit, slaavi suguvõsade kaitsja. Ingli täht ühendatud keskse sümboliga vesti toob tervist, õnne ja rõõmu. See iidne amulet, rahvakeeles matikotkoks, tähendab koti ema. Ühenduse liikmed, kes kannavad matikotko sümboolikat, kuuluvad slaavi ja aaria kogukondadesse, kus säilitatakse iidseid kultuure ja traditsioone. Mõned preestrid ja vanemad kogukondades, lisaks sugulastele, kannavad ka kaitsesümboleid. Matikotka amulette kandvad kogukonnaliikmed kuuluvad slaavi ja airi kogukondadesse, kus säilitatakse ja antakse edasi põlvest põlve iidse kultuuri ja traditsioonide erinevaid vorme. Mõned preestrid, vanemad ja vanemad slaavi ja aaria kogukondades, lisaks sugulaste või kogukonna amulettidele, kannavad ka nahkhiire, strinna peal, riiete peal kaitsesümboleid. Vaimse ja loodusliku jõusõrme amuletid, mida nimetatakse artakonideks. Artakon ühendab oma aluses 2 võimsat jõudu elavast maailmast, sugulase küünis, mis on loomade maailma esindaja ja looduslik sümbol, sugukonna kaitseingel ning palvehelmed, mis on valmistatud pühast puust. Närkus. Sugulase küünis sümboliseeris perekonnas austatud linde või loomi. Nende küüsi peetakse iidse vaimse jõu allikateks, seega kanti rinnal kotka, pusla, toonekure, pistriku, ronga, öökulli, rebase, hundi, karu, parduse, leopardid küüsi. Perekinja. Juba ammustest aegadest sidusid meie esivanemad oma juuksed, oma lauba ümber, tikitud paela, riba või nahkniidiga, mida nad nimetasid perekinjaks. Meie tarkade esivanemate arvates täidab perekinjad mitmeid ülesandeid. Ta kaitseb meie mõistust segaduse ja halva mõtlemise eest, kaitseb inimese hinge ja kehakurja silma kahjustuste eest. Hoia juukseid kinni, et tuul neid ei segaks ja silma ei satuks, samuti et higi silmi ei kipuks katma töö ajal.